Iraan vajub katastroofi, sest naftakriis tabas ajatollade režiimi kõige valusamasse punkti. Raha, mis toetab revolutsiooni kaardiväge, maksab liitlastele, hoiab repressiooni töös ja püüab maailmale müüa võltskujutist Iraani jõust. Sel 16. mail aastal 2026 ei jõua uudistesse mitte ainult naftalaik Pärsia lahes ega tehniline probleem Kargi saare lähedal, mis on Iraani peamine ekspordibaas. See on märk sellest, et Ameerika Ühendriikide surve on hakanud muutma režiimi enda nafta surnud koormaks. Seisvad laevad, blokeeritud saadetised, sanktsioonid, mis survestavad ostjaid ja Iraani finantsstruktuuri lämmatamine näitavad Teherani jaoks rasket reaalsust. Ilma vabaduseta naftat müüa kaotab režiim raha, kaotab hingamisruumi ja kaotab võimu. Samal ajal, kui Donald Trump piigutab rahateed ilma, et peaks iga sammu muutma avalikuks sõjaks, püüab Iraan varjata puudujääki kõnede, ähvarduste ja propagandaga. Aga katastroof on juba ilmunud merel, turul ja masinas, mis toetab diktatuuri. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud, saada reaalajas infot parima ajakirjandusliku kvaliteediga usaldusväärsuse standardil. Milson Alves. Kriis hakkas hoogu koguma pärast seda, kui laevade jälgijad näitasid, et Kargi saar, mis vastutab suurema osa Iraani nafta ekspordi eest, pole alates 6. maist ühtegi saadetist väljastanud. Samal ajal, kui levisid teated naftalekkest, mida Teheran eitas. Analüütikute poolt vaadatud satelliidipildid näitasid kahtlast plekki, mis levis 10 ruutkilomeetrite ulatuses saare lähedal, täpselt selles piirkonnas, kus naftatankerid üritavad naftat peale võtta. Põhjus pole veel lõplikult kinnitatud, kuid poliitiline kahju on juba ilmnenud. Režiim sõltub sellest naftast, et ellu jääda, ja nüüd on nende peamine kraan surve all. See, mis nüüd juhtub, on lihtne mõista. Kui nafta ei liigu, siis raha ei tule sisse. Ja kui raha ei tule sisse, kaotab Teira jõudu omaenda võimustruktuuri rahastamiseks. Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium teatas, et majandusliku survekampaania sihib täpselt Iraani režiimi võimet ressursse teenida, liigutada ja tagasi tuua. Sealhulgas sanktsioonid ettevõtete, laevade ja naftakaubandusega seotud võrgustike vastu. 24. aprillil kehtestas Washington sanktsioonid Hiina rafineerimistehasele Hengli ning umbes 40 ettevõttele ja laevale, mis on seotud niinimetatud Iraani varilaevastikuga, süüdistades seda süsteemi elus hoidmise eest. Teherani nafta. Revolutsiooni kaardivägi on selle loo keskmes, sest Iraani nafta ei ole ainult ekspordiartikkel, see on võimu hammasratas. Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi andmetel kasutab režiim paralleelseid finantsvõrke, valuutavahetuspunkte ja libafirmasid, et muuta naftatulud sõjaväe, partnerite ja piirkondlike liitlaste jaoks kasulikuks rahaks. 1. mail teatas USA rahandusministeerium, et Iraan arveldab suure osa oma naftamüügist Hiina juaanides ja sõltub nendest võrkudest, et vahendeid ümber konverteerida ja sanktsioonidest kõrvale hiilida. Väliselt räägib režiim karmilt. Sisemiselt peab ta raha varjama, makseid varjatult korraldama ja otsima ostjaid, kes on valmis riski võtma. Naftalaik Kargi lähedal paljastas veel ühe haava. Spetsialistid hoiatasid ohu eest kalapüügile, rannikukogukondadele, soolavee magestamistehastele ja mereelupaikadele. Kahju ilmneb kohe meres, rannikul ja nende inimeste igapäevaelus, kes sellest piirkonnast sõltuvad. Teheran püüdis probleemi algpõhjuse lükata teise riigi laeva kaela. Surve muutus veelgi tugevamaks, sest Hiina, Iraani nafta suurim ostja sai mängus keskseks osaliseks. Donald Trump ütles, kui ta Pekingist naasis, et ta rääkis Xi Jinpingiga Iraanist, sanktsioonidest Hiina ettevõtetele, kes ostavad Iraani naftat ja vajadusest avada taas Hormuzi väin. Iraani nafta tähtsaim ostja peab nüüd samuti arvestama kuludega, mis kaasnevad selle kaubanduse jätkamisega Ameerika Ühendriikide järelevalve all. Just seal muutubki katastroofrežiimi jaoks eriti rängaks. Iraan püüdis kasutada naftat, mereteid ja alternatiivseid ostjaid majandusliku kilbina.
Ameerika vastus oli aga süsteemi kõigi lülide pitsitamine. Laevad, rafineerimistehased, varipangad, libafirmad ja vahendajad. Eesmärk ei ole ainult ühe saadetise takistamine. Eesmärk on muuta iga Iraani naftabarrel kallimaks, raskemini liigutatavaks ja ostja jaoks riskantsemaks. Trump sai aru, et iga sammu ei ole vaja muuta sõjaliseks etenduseks. Piisas sellest, kui lämmatada raha, mis toidab seda masinat. Samal ajal püüab režiim jätta muljet, et tal on olukord kontrolli all. Teheran eitab osa süüdistustest, püüab süü veeretada teistele lekke eest ja räägib läbirääkimistest, kui mõistab, et surve muutub tugevaks riigi jaoks. Aga probleem seisneb selles, et naftakriis puudutab väga tundlikku kohta. Iraan peab müüma, et hoida oma majandus töös, oma valuuta elus ja oma sõjalist struktuuri varustatuna. Ilma normaalse väljapääsuta mere kaudu, ostjad on ohus ja sanktsioonid sihivad finantsteid, muutub nafta koormaks süsteemi enda sees. Turg tundis samuti lööki. Reuters teatas, et nafta hind tõusis umbes $109 barreli eest. Löök. Hinnatõus näitab, et pinged ei jää ainult Iraani piiridesse. Kui Teheran pidurdab, ähvardab või kaotab kontrolli omaenda energiasüsteemi üle, jõuab mõju hindadeni. Kui diplomaatilised läbirääkimised, vaidlus Washingtoni, Pekingi ja Iraani režiimi vahel. Kirgiisi saare olukord kannab endas endiselt tugevat sõnumit Iraani jaoks. Režiim on aastaid müünud vastupanu kuvandit, kuid nüüd on tema rannik määrdunud. Tema marsruute jälgitakse ja ostjad mõtlevad enne edasiliikumist 2 korda järele. Iraani masinavärk on loodud selleks, et trotsida sanktsioone, peita laevu ja liigutada raha hämarate kanalite kaudu. Nüüd suletakse need samad teed ükshaaval. Järgmine samm kipub olema majandusliku surve, sunnitud läbirääkimiste ja suurema järelevalve kombinatsioon laevade ja ettevõtete üle. Kui Iraan nõustub kokkuleppega, peab ta tegelema nõudmistega tuumaprogrammi, mereliikluse ja liitlasrühmituste rahastamise osas. Kui ta vastu hakkab, võib sanktsioneeritud ettevõtteid juurde tulla, rohkem naftatankereid blokeeritakse ja nafta rahaks tegemine muutub veelgi raskemaks. Kriis ei kukuta režiimi ühe päevaga, kuid survestab täpselt seal, kus kõige rohkem valutab. Raha, mis võimu üleval hoiab. Ja just sellepärast vajub Iraan naftakriisi tõttu katastroofi. Mitte sellepärast, et oleks puudu jäänud kõnedest, ähvardustest või propagandast, vaid sellepärast, et režiimi tabati kohas, kus retoorika ei maksa palka, ei osta varuosi, ei liiguta laeva ega puhasta lekkeid. Nafta, mis peaks rahastama Teherani, on nüüd muutunud nõrkuse tõendiks ning Ameerika surve on muutnud režiimi peamise rahastamisallika kogu maailma ees avalikuks majanduslõksuks. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.